Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused. Täna saame taas tervitada saate külalist peapiiskop Urmas Viilmaad ja saate teine osapool on Anti Toplan, samuti piiskopi tiitliga. Täna salvestame seda saadet enne eetris oleku aega, ajal, mil on juba jõudnud õhtu hämarus, aga kui nii ka päeval välja vaadata ja madal pilvisus, siis väga suurt vahet ei ole, kas on päev või õhtu. Rahvakalendris on talvekuu. Üks hea tuttav ütles, et novembris on ka lumi maha tulnud, ta saaks juba suusatama. Tõsi küll, pigem on see jäänud tõesti rahvakalendrisse ja seda võib esineda ainult Haanja vallas ja seda ka valla piires olen seda märganud, aga mujal Eestis novembris tavaliselt veel lund maas ei ole. Samas on hingede aeg ja hingede kuu. Oma hingedepäeva mõtiskluses oled öelnud, et hingedepäev on mõeldud peatumiseks, hetke võtmiseks, et meenutada ja mälestada neid, kes on meie juurest ajas lahkunud, aga kes elavad edasi igavikus ja meie südames. Hingede algus on toonud kaasa mitmeid tõsiseid sõnumeid juhtumitest, kus inimelu pühadus ja puutumatus on seatud teatud mõttes kahtluse alla. Kuuldes viimasel ajal Eestis toimunud tragöödiaid, kus üks mees näiteks soovis tappa oma elukaaslast ja tappis seejärel autoga nii ennast kui juhusliku liikleja, või noormehed, kes tapsid vaid neile teadaoleval põhjusel juhusliku möödakäija, kui ikka ja jälle kannatavad inimesed vaimse tervise probleemide käes ja otsustavad ise sellest elust lahkuda, see iseloomustab seda, et need inimesed ei ole ilmselt kuulnud evangeeliumist või ei ole neile seda keegi kuulutanud. Tartu Ülikooli kaitstud doktoritöö toob esile, et Eesti koolid on jätnud õpilased ilma usu ja religiooniga seotud teadmistest ja nendes orienteerumise oskusest. Kristlikust ehk päästvast usust ei räägita reeglina lastele ja noortele ka kodudes, seega ei oska tänane põlvkond arvestada sellega, milline vastutus on inimesel elus tehtud ja tegemata jäetud tegudel ning mis saabub pärast surma. Kas nendel sündmustel ja sellel aastaajal ja nendel esile toodud uudistel on sinu jaoks mingi omavaheline seos? Mulle meenub siin tänase päeva juhtsalm meie kirikukalendris, mis ei ole nüüd juhtsalm küll selleks päevaks, mil läheb meie saade eetrisse, aga tänase päeva peal, kui me päeva alustasime ka kirikuvalitsuse istungil ja mina ka ise hommikul ise lugesin seda, siis see natukene haakub sellest, mida sa praegu just mu käest küsisid. Ja siin on kirjas prohvet Jeremia raamatu 1. peatüki 5. salm. Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ma panin su rahvastele prohvetiks, ütleb siis Jumal Jeremiale. Aga miks ma seda selles kontekstis tsiteerin, on see, et see salm tuletab meelde, et meie igaühe elu on tähendusrikas või tähendusega või mõtestatud või meie sündimisel on tähendus. Juba siis, kui ma ema üsas olin, oli juba Jumal minuga arvestanud. Ta juba teadis, et ma sünnin. Kas tema teadis seda, mida mina tean enda kohta täna? Kindlasti Jumal teadis seda. Kas mina olen järginud seda plaani, mille Jumal mulle nagu ette näitas, et hakka mööda seda teed minema? No, ma ise usun, et ma olen seda teinud. Aga tulles nüüd sinu küsimuse juurde ja nende kurbade näidete juurde, olgu siis see mees, kes ise ennast ja siis vastusõitja tappis või soovis mõrvata ka oma abikaasat või need noormehed, või poisid, kes tapsid ühe oma külamehe.
ma ei usu, et nende elu tähendus seisnes sellistes tegudes. Nende elu oli mõeldud millekski muuks ja see kõlab nüüd võib-olla küüniliselt, aga nendel noortel poistel on elu veel ees, mis siis, et nende tegude tulemusena võtsid nad kellegi teise elu, on nendel noortel poistel veel elu ees, anda sellele elule tähendus ja väga, väga raske on mõelda või isegi õudne on mõelda, et äkki nad hakkavad nüüd mõtlema oma elu ja ka teiste elu tähenduse peale pärast seda tegu, mida nad mis iganes põhjustel siis tegid. Ehk siis, kui me elu pühadust võtaksime tõsiselt, kui meile koolis, nagu sa nimetasid siin, et me koolis õpilasi ei harita piisavalt või neile ei anta teadmisi, rääkimata, et keegi koolis aitaks kaasa inimeste usulisele arengule, et kui me koolis ei räägi sellest, mis on püha või mis on pühadus, et elu on püha. Mida tähendab elu pühadus näiteks? Ma oma õpilastelt küsisin, esmaspäeviti ma käin ikka koolis tunde andmas ja mul on 8. klassis piiblikursus, kus ma terve aasta tegelikult räägime piiblist, kõigepealt temast kui teosest, kirjandusteosest, aga siis läheme ka nagu sisu juurde. Ja kui ma küsisin küsimuse noortelt, teismelistelt, 8. klass, et mis teeb piibli pühaks? Et kui olete kuulnud, et piibel on püha kiri, mis teeb piibli pühaks? Ja sealt hakkas tulema erinevaid vastuseid. Keegi ütles, et seal on juttu Jumalast. No, hea küll. Ma küsisin, aga nende inimeste jaoks, kelle jaoks Jumalat ei ole olemas. Et mismoodi see siis selle pühaks muudab? Et mis muudab mingi asja pühaks? Miks on Eesti lipp meile püha? Et kas see, et Riigikogu on vastu võtnud Eesti lipu seaduse või määrab mingisuguse normi, kas see teeb asja pühaks või annab selle pühaduse miski muu? Ja me lõpuks jõudsime selle aruteluga ikkagi nii kaugele välja küll, eks ma ju aitasin natukene kaasa ja suunasin ka, et lõpuks on kõik kinni meie usust. Ehk siis, kuidas me usume? Usklik inimene usub, et piibel on püha kiri, sest see on Jumala poolt inspireeritud ja need autorid, kes selle kirja on pannud, on kirja pannud selle, mis on püha vaimu kaudu nendeni jõudnud. Samal ajal me teame, et täna tegeletakse meil piibli tõlkimisega ja piibli tõlkijate hulgas on inimesi, kes ei ole kirikuga seotudki. Võib-olla isegi mitte usklikud, et kas nemad tõlgivad püha kirja või tõlgivad nad vanu tekste tänapäevasesse eesti keelde. Et see oleks tegelikult päris huvitav küsida ja lugeda. Ja kui me tuleme selle hingede päeva juurde, siis on see sama asi, et no miks me siis käime vanemate haudadel, oma esivanemate haudadel, et jah, mina, sina, teised, kes me usume, et inimese hing on igavene, meie käime ja teame, et meie esivanemate hinged on jõudnud kuhugi, milline see koht on, teame ainult oma usu pinnalt. Aga miks käivad seal inimesed, kes muidu on valmis ütlema, et mina Jumalasse ei usu, ometigi ta läheb kalmistule, süütab küünla, mälestab, mida tähendab mälestab? Mida tähendab, et ma mälestan oma esivanemaid, oma isa ja ema või keda iganes? Et need on lõpuni mõtlemata küsimused väga paljude inimeste jaoks ja mul on hea meel, et hingede aeg või hingede päev annab põhjuse väga paljudel inimestel ehk natukene mõelda edasi seda teemat. Aga minu meelest kool peaks olema kindlasti see koht, kus me loome ruumi selliste mõtete arutamiseks ja teemade arutamiseks, küsimuste arutamiseks ja aitame noored inimesed natukene nende mõtetega otsa peal, et nad kuskilt hakkavad oma mõtteid edasi arendama selles suunas, et kas kogu see maailm on ainult see, mida me näeme ja mõõta saame
või on seal ka midagi, mis on mõõtmatu ja nähtamatu, aga ometigi olemas. Nende juhtumite puhul on ka Eesti politsei ja psühholoogid viidanud sellele, et iseenesest karistamine ei ole ainus meede nende inimeste mõtlema suunamisel, vastutuse kandmisel. Just nimelt see vastutuse teema on just eriti noorte inimeste puhul, et kas tajutakse vastutust, tõenäoliselt ollakse valmis tõdema, et jah, on tehtud ühte või teist tegu, mis liigitub kuriteona, aga ei tajuta oma vastutust. Ja kui siin hiljuti Venemaa uudiseid vahendati, siis seal on kuuldavasti parlamendis arutlusel siis seadus, et mis võimaldab ka näiteks politseijaoskonna või politsei auto süütamise puhul määrata ka 14-aastasele noorele eluaegne vanglakaristus. Et neid noori tõenäoliselt petetakse või hirmutatakse sellistele kuritegudele, aga kas noor inimene üleüldse suudab tajuda, et ta on midagi nii-öelda seaduse vastast või riigi vastast teinud selles vanuses, et ka kui on inimesel vaimse tervise probleeme, et kas piisab siis tema ühiskonnast eraldamisest ehk vangi panekust ja kus on see tasakala piir, et meil on üsna palju nagu karistussüsteemis vabanenud vanglakohti, mida tahetakse siis Rootsi vangidega täita, aga kõik need vägivallajuhtumid ja vaimse tervise probleemid peab siis nagu piltlikult võõrsõnaga ühiskond ära absorbeerima ehk pehmendama. Et kannatavad ju tegelikult perekonnaliikmed, õed, vennad, elukaaslased, naised. No ma ei arva, et ma olen nagu võib-olla pädev hindama konkreetseid kaasuseid ja teadmata neid noori inimesi, nende tausta, nende kodusid, seda, kas ja kui palju nad koolis käisid ja muid asju, nende elusaatust, et see on rohkem psühholoogide, tegelikult isegi psühhiaatrite pärusmaa, aga selge on see, et mida rohkem me jätame inimesed oma ette, oma enda mõtetega ja me ei loo neile turvatunnet, et nad võiksid kellegagi rääkida, et neil oleks ka kodus see turvatunne olemas või mujal, siis neil ei ole ka võimalik väga testida võib-olla seda, et kas iga mõte, mida nad mõtlevad, on kuidas see töötab teiste peal, kuidas ta tagasi peegeldub ja nii edasi. Ma lugesin kuskilt ühest lemmikloomapidajast, kellel on kodus üks kasslane ja see ei ole Eesti juhtum, kuskil mujal välismaal ja ma ei suuda meenutada, tal oli mingisugune selline kasslane kodus pisut suurem kui lihtsalt kass ja ta ütles, et kui ta nii-öelda kutsikast peale seda looma õpetanud nii, et kui ta hammustab, siis ta hammustab vastu. Ja see on nagu väga hästi nagu toiminud, et loom saab aru hammustamisest või sellest, et kui ta hammustab liiga valusalt, siis teda hammustatakse ka liiga valusalt vastu. Ma ei oska öelda, kas see on nagu õige metoodika ja ma ei ole veel vähem loomapsühholoog ja ei tea, kas see on õige või vale, aga mulle jäi see meelde, aga et kui me hingeharidusega ei tegele, kui me vaimse tervisega ei tegele, siis lõpuks on meil inimeste hulgas ka inimesed, kes käituvad mitte inimestena, vaid loomadena, kes hakkavad mõistma ainult seda, kui neid vastu hammustatakse. Ja ma olen praegu, hüppan küll teise valdkonda, aga mul on meeles kogu aeg see retoorika, mida meil öeldakse, et Venemaa ei taju midagi muud kui jõudu, et Putin ei mõista midagi muud kui jõudu. See on natukene täpselt samamoodi, aga minu meelest on see natukene liiga primitiivne mõtlemine. Et me primitiivne ka selles mõttes, et me ise taandame ennast samasuguse looma või metslooma või kiskja tasandile sellisel juhul, aga me ei tohiks seda teha. Järelikult tulles selle karistamise juurde, et
ma arvan, et igaühe puhul ei ole karistamine see, mis oleks ümberkasvatav meede. Mõnel juhul tuleb lihtsalt inimene isoleerida ülejäänud ühiskonnast sellel põhjusel, et ta ei oleks teistele ohtlik ja see võib olla küll põhjus. Ainult sellisel juhul tekib juba küsimus, et kas tegemist on sellise psühhopaadiga ja kellel on juba siis tegemist mõne diagnoosiga, mille puhul tulebki kas siis ravimetiga kaasa aidata või inimene ühiskonnast lihtsalt isoleerida. Jah, eks me nii ühes kui teises saates oleme rääkinud ka pimedast ajast ja rahvakommetest ja nendest uutest kommetest, mis peegelduvad hingede alguses Halloweeni praktikates, et kui Rahvusringhääling intervjueerib tänaval ka neid, kes käivad uksele koputamas, siis ühe seltskonna näitel oli tegemist siis noorte meestega, kellel olid käes kurikad ja ühel oli siis röövlimask lihtsalt, et kui selline seltskond mulle tänaval vastu tuleb või pargis või koduuksel, pigem mul tekivad erinevad mõtted, aga mitte Halloweeni mõtted. Ja ma mõtlen, et kus on see telefoninumber 112, kui ma jõuan veel helistada, et ma olen hakanud ka siis noorte seltskondi hoopis uue pilguga vaatama peale neid sündmusi, aga olen äsja näinud oma telefonis sinu naeratavat nägu rääkimas sellest, et sa tahad vähem istuda, rohkem liikuda, et on meeste tervise kuu, et kas sulle veel esimesest katsest ei olnud piisavalt? Viitan sinu peaaegu juba tervetele kontidele. Ja ma ei ole ise ka näinud veel neid reklaame, millele sa viitad, aga mulle ka nüüd üks armas kaaspastor ühest teisest konfessioonist näitas pilti sellest, kuidas minu plakat on kusagil Tallinna tänavatel üleval ja ma tõepoolest soovitan inimestel rohkem liikuda ja mitte istuda. Meeste tervise kuu tõepoolest ja mis seal salata, eks Eesti Rahvusringhääling ja Synlab on siis teinud kampaania selleks, et mehi innustada mõtlema oma tervise peale ja siin meil ühes saates oli ka eelmises saates sellest juttu, et selle saate filmimise käigus minu tervis ka seati täiesti ohtu, kui ma hobuse seljast maha kukkusin ja oma roided ja rangluu murdsin. Täna, nagu siit sina vähemalt näed, on mul see ortoos juba ära võetud ja käsi liigub jälle, kuigi külm annab kontides ikkagi, võiks öelda, et iga päev on luuvalupäev, kui ma mõtlen oma murtud kontidele, aga tervisele me peame loomulikult mõtlema ja kui me mõtestame ka oma elu, vaevalt Jumal on tahtnud seda, et me hooletult ümber käiksime kogu looduga, kaasa arvatud iseenda kui looduga. Et me oleme siin pidanud looduhoiukuud ja mõelnud sellele loodule, mis on meie ümber, olgu see siis elusloodus või eluta loodus või kõik see, mille Jumal on loonud. Samamoodi me peame ka iseenda kui Jumala poolt loodu peale mõtlema ja mitte kergekäeliselt oma tervise muredele nii-öelda vaatama või nendesse kergekäeliselt suhtuma, vaid vastupidi. Me peame ka iseennast kui loodut armastama. See on nüüd tegelikult ligimese armastuse käsu see osa, et armasta ligimest nagu iseennast. Et kui me muretseme oma lähedaste pärast ja küsime lähedastelt, kas sa ikka arsti juures oled käinud, kas sa oma ravimeid oled võtnud, kas sa ennetad võimalikke tervisega kaasnevaid ohte, haigusi, siis tegelikult see puudutab meid ennast ka ja paraku Eestis tõdetakse, et mehed ei pööra oma tervisele piisavalt tähelepanu ja millegipärast leiti, et äkki võiks olla siis mina see üks reklaami nägu, kes siis annab mingit nõu ja kuna see reklaamlause, mille ma siis välja valisin, see oli isegi pikem, et ma ütlesin, et vähem lamada, rohkem istuda, veel rohkem liikuda, ehk siis jõuda tegelikult liikumiseni välja, sest mida ma olen ise tähele pannud just, mõeldes ka sellele, et mul on selja taga
kevadel ja suvel olnud sabat, et tegelikult minu mõttetöö ja minu mõtteselgus, ka minu vaimne selline, võiks siis öelda, vaimne energia kõlab küll nagu mingisugusest teisest religioonist, aga minu enda vaimne küpsus või värskus sõltus väga palju sellest, kui palju ma ennast ka suvel füüsiliselt liigutasin, siis ma arvan, et see peab tegelikult paika. Ja ma olen ammu tähele pannud seda, et mina näiteks kooliõpetajana juba üle 30 aasta, ma mitte kunagi ei suuda istuda, ehk siis ma pean kõndima tahvli ees või klassis kogu aeg ringi sel ajal, kui ma räägin. Ma olen isegi imestanud, et ma olen suutnud oma jutluseid pidada seistes ühe koha peal siis kantslis, aga see tuleb sellest, et ma valmistan oma jutlused kirjalikult ette, et kui ma peaksin koha peal oma jutluse ette kandma nii, et mul ei oleks ette valmistatud teksti, siis ma hea meelega jalutaks ringi. Kõnniks võib-olla siis altari ees ringi ja räägiksin, nii et liikumine ja mõttetegevus on omavahel seotud ja just oli juttu siin ka, rääkisin just Erki Tammega, meie Eesti Kirikute Nõukogu siis asepresidendiga, et tuleb ikkagi panna mehed kokku, me ka piiskopidena peaks võib-olla ükskord panema koos aja näiteks meestearsti juurde kirja ja minema ja käime üheskoos seal teeninduses ära, nii nagu me autodega kord aastas seda teeme, et üheskoos on ikka julgem minna ja see lävepakku ületada. Ma arvan, et süda põksub kindlasti tugevamalt erinevalt autoteenindusest, sest küsimus on meie enda tervises, et võib-olla tõesti ei julgegi minna arsti juurde, aga seda võib-olla teatud mõttes siis kindlam tunne on, kui kellegagi koos, keegi soovitab ja sa lähed kohale ja teed oma analüüsid ära ja arsti konsultatsioon on sul kogemusena olemas, pigem nagu tunne, et ma ei tahaks arsti tülitada või kui ma isegi tahan, siis ma ei saa löögile lihtsalt sellele arstile. No ütleme, need on juba nagu eraldi küsimused või erinevad põhjused, miks me arstini ei jõua ja osa neist on objektiivsed ja mitte meist tulenevad, aga oleme ausad, väga sageli me ikkagi lükkame ise oma arstil käike lihtsalt edasi, me arvame, et me saame niisama hakkama ja reeglina mingi aeg saamegi, aga ühel momendil selle koha pealt tulles näiteks sõeluuringute teema juurde, mida siin Eestis ka tehakse, kus siis teatud aastakäigu mehi või naisi kutsutakse sõeluuringutele, on need siis rinnavähiga seotud või soolevähiga seotud või emakakaelavähiga seotud naistel või meestel eesnäärmega seotud. Tegelikult see on nagu loterii võit teatud mõttes, et kui sinu aastakäik öeldakse, et nüüd on need, kes tulevad näiteks sellel aastakäigul, kui sa oled sündinud, siis on ju, minu meelest on see nagu sõnum ka Jumalalt, ta annab sulle nagu märku, et kuule, sinu kord on nüüd minna. Ja terve rida on ju neid, kelle puhul öeldakse, et kui ta ei oleks sõeluuringule tulnud, ta ei oleks oma varajase vähi kohta teada saanud. Et me ikkagi peame neid märke lugema ka ja teatud mõttes see kampaania, kui minu juurde tuldi ja hakati sellest rääkima, ma siis nagu mõtlesin ka, et mis mõttes ma siis nagu ütlen ei, sest selle asja juurde, eks siis kõik hakkavad televiisorist nägema, varsti siis ETV pealt seda saadet Mehed hakkame elama, seal ikkagi käidi perearsti juures käisin ja seal kuulen ühelt teiselt juhilt, kuidas tema oma vaimset tervist hoiab ja seal ma saan ise jagada oma kogemusi ja keegi teine räägib sellest, kui oluline on viibida looduses ja niimoodi mitu meest, see on ju omamoodi märk, et minu meelest see kampaania on väga positiivne. Ega kui sa tõid näite siin ühest kunagisest kampaaniast, arvan, et pead silmas siis seda nii-öelda, et ma olen Taarausku kampaaniat, mis lõi muidugi väga palju laineid ja mis reklaamikampaania seisukohalt oli suur õnnestumine, selle sai isegi reklaamikonkursil ühe auhinna, siis mina võtsin seda samamoodi ikkagi väga tõsiselt läbi mõeldes, et kutsudes inimesi taarat ära viima, loodusest kokku korjama, siis ma teen seda ikkagi nagu
hoolides sellest keskkonnast, kus me elame, pluss mul endal ju on ka see meeles, vähemalt kui keegi teine minu üleskutse peale ei reageerinud, siis mina ise võtan tõsisemalt seda taaskasutust ja ringlusesse saatmist, pudelite ringlusesse saatmist täna võib-olla rohkem, kui ma tegin seda varem. Jah, see on ka jäänud mulle sügavalt arusaamatuks, kui liikudes teatud kodulähedasel trajektooril ja sattudes metsavaheteele märkad, et sinna on keegi sokutanud hunniku prügi, kuigi prügila seal kõrval on ammu suletud ja on jäätmejaam, kuhu võib ka prügi viia. Miks nii tehakse? See on arusaamatu. Aga olgu siis selle saatelõigu kokkuvõtteks lühidalt üks loosung välja pakutud siin, et eriti meestele, et kui te oma autot hooldate ära, ärge siis enda hooldust unustage. See on samasugune ligimesearmastus nii enda kui oma lähedaste suhtes. No ma lisan siin, et tegelikult selle sama näite pinnalt, tegelikult mina olen meestearsti juures käinud ja ma olen oma meeste või arstiga kokku leppinud, et kord aastas tuleb mulle meeldetuletus, et aeg on minna jälle arsti juurde. Ja see on täpselt see sama, nagu ma näen ühel momendil oma auto armatuuril, et aeg on minna teenindusse, et ka see on see märk, mida ma pean siis lugema. Aga ootame siis kutset. Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused. Tänases saates on kõnetatav peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Anti Toplan. Sa oled tõesti oma sõnade järgi ka tegija, vaatamata sellele, et mitu kuud käsi ei käinud väga hästi, siis väljavarrukast olid sa siiski valmis ette võtma ka pikemaid reise ja ametikohustusi ja just nimelt Nikaia esimese oikumeenilise kirikukogu 1700. aastapäeva kontekstis toimus Egiptuses Aleksandria lähedal Wadi el Natrunis püha, kuidas hääldada, Bishou kloostri paavstlikus Logose keskuses, väga pikk ja uhke nimi, 6. usu ja korra maailmakonverents. No enamik kuulajaid kuuleb sellest esimest korda. Jaa, see usu ja korra maailmakonverents, ehk siis Faith and Order World Conference, tegemist on siis teatud regulaarsusega kokku kutsutava kirikujuhtide ja teoloogide ülemaailmse kogunemisega, aga see ei ole mitte, see regulaarsus on mitte liiga sage, vaid võiks öelda harv. Eelmine kord kogunes see kogu 1993. aastal Santiago de Compostelas, ehk siis sellest on möödas tõepoolest mitukümmend aastat, kus juures täna või sellel kogul, mis toimus nüüd seal Egiptuses Aleksandria ja Kairo vahelises vanas kõrbes, kus kõrbeisad omal ajal 3.–4. sajandil ja sealt edasi toimetasid, olgu see Püha Antoniuski näiteks, siis seal osalejatest kokku oli seal umbes 400 inimest, kellest ligi 300 olid delegaadid, ehk siis hääletada said. Ainult 4 inimest oli osalenud eelmisel 1993. aasta usu ja korra maailmakonverentsil. Aga kõige esimene konverents, kui ma mälu nüüd ei peta, toimus 1927. aastal Lausanne'is ja tegelikult see esimene konverents, maailmakonverents, kutsuti kokku siis peaaegu 100 aastat tagasi selgest, see oli esimese maailmasõja järgne aeg, selgest vajadusest, et kristlikud kirikud peavad asuma koostööd tegema selleks, et hoida rahu, et seista rahu eest. Kõigil olid meeles esimese maailmasõja järgset või maailmasõja aegset siis ütleme traumad või kõik see kohutav häving, mis oli toimunud. Ja loomulikult taustal oli ka Jeesuse ülempreesterlik palve Johannes evangeeliumi 17. peatükis, kus ta ütleb, et te kõik oleksite üks. Ja see on see, mida me oikumeenilisel maastikul kogu aeg meelde tuletama, et Jeesus tahab, et me oleksime üks. Ja see, kuidas me siis üks oleme, see on nüüd juba selline arutelude küsimus läbi sajandite. Kirikud arutavad, kuidas siis üks olla, et üks asi on olla koos ja rääkida rahust, üks asi on olla koos ja
ja olla ühises osaduses, leiba murda toidu mõttes või agaape söömaaja mõttes, aga nii üks me veel ei ole, et me suudaksime kõikide konfessioonidega koos armulaua leiba murda ja vastu võtta, et järelikult on meil ikkagi tee minna. Ja see esimene Lausanne'i konverents aastal 1927 tegelikult selle pinnalt kasvas välja selge järgmine samm, et loodi siis kirikute maailma nõukogu. Vist aasta oli 1948 ja sealt edasi hakkas siis tegutsema kirikute maailma nõukogu, kes on ka siis neid hilisemaid kiriku korra ja usu ja korra maailmakonverentse kokku kutsunud ja korraldanud. Ja nõnda siis 6. kord toimus see Egiptuses just nädalapäevad tagasi. Ja minul oli ka võimalus tõepoolest olla nende hulgas, kes siis välja valiti, siin oli võimalik nagu oma taotluse esitada ja soov, et soovin osaleda. Ja kuna Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on kirikute maailma nõukogu liige olnud, asutajaliige läbi meie eksiilkiriku, siis oli võimalus mul osaleda. Teine eestlane, kes osales, kes selle 400 hulgas oli Anne Burhard ehk siis meie Luterliku Maailmaliidu peasekretär, kes siis esindas seal Luterliku Maailmaliitu. Aga seal olid kohal, kui nüüd muidu kirikute maailma nõukogusse kuuluvad siis erinevad õigeusu kirikud ja ka vanad nii-öelda orientaalsed kirikud ning protestantlikud kirikud, siis katoliku kirik on vaatlejaliige. Nüüd sellel maailmakonverentsil osales ka katoliku kirik siis ühena teiste hulgas, ehk siis kogunesid ikkagi erinevates ka selliste nimedega kirikutest, mida me elu sees pole kuulnud kusagilt Indoneesiast või Ladina-Ameerikast. Me ei teagi, et sellised kirikud kõik eksisteerivad, aga mis oli minu jaoks muidugi huvitav ja väga põnev oli selles miks paavstlikus keskuses, nimelt ka kopti õigeusu kirikul on paavst, kes peab ennast ka samamoodi apostel Markuse järeltulijaks patriarhina. Samamoodi on ka Kreeka õigeusu kiriku patriarhaadil või Kreeka õigeusu kirikul oma traditsiooni patriarh Aleksandrias ja on olemas ka siis see õigeusu kirik Egiptuses, aga antud juhul me olime siis kopti kiriku poolt võõrustada. Ja ka paavst ise võttis meid ka seal vastu ning väga huvitav oli näha seda pärimust, mille peale kopti kirik ja tegelikult nad nimetavad kopti kirikuks, nimetatakse peaaegu kõiki Egiptuse kristlikke kirikuid, ehk siis sõna kopt tähendab või tähistab egiptlast või Egiptuse kirik ongi kopti kirik ja on ka kopti katoliku kirik, kopti õigeusu kirik ja kopti presbüterlik kirik näiteks, see kopti tähendab seal Egiptust antud juhul või egiptlaste kirik. Kopti õigeusklikud peavad ennast ajaloolise egiptlaste nii-öelda pärandi edasikandjateks. Ka kopti keel on siis Kreeka ja omaaegse Egiptuse keele selline segu või sümbioos, aga loomulikult suurem osa tänasest Egiptuse elanikkonnast räägib ju hoopis araabia keeles ja tegelikult see araabia keel on ka seal kopti kirikus igapäevase keelena kasutusel, et meie jaoks võib tunduda kummaline, aga kui jumalateenistusel palvetatakse Allahi poole, siis tundub midagi nagu väga imelik olevat, aga Allah ongi ju araabia keeles Jumal ja antud juhul oli tegemist ikkagi Jumalaga, keda meiegi kummardame. Ja eraldi teema oli nüüd see, et meil olid seal siis plenaaristungid, olid teemakajastused, olid ettekanded, teema oli teatud mõttes küsimusena püstitatud, kas siis on ühtsus juba või kas siis me oleme üks ja loomulikult me tõdesime, et me seda ei ole.
aga selles suunas tuleb liikuda. Täiesti eraldi teemana võeti kasutusele või käsitlusele see, et miks me ei tähista õigeusu kirikuga koos läänekristlased ja idakristlased ühiselt ülestõusmispühi ja avati seal päris huvitavaid vaatenurki, mis minule on siiamaani üsna nagu tundmatud olnud, et mis siis takistab ja mindi sinna ikkagi selgelt selliste astronoomiliste tõdedeni välja, mis siis takistab meil koos seda tähistamast ja samamoodi siis vahekord juutidega, kellega koos ei taheta siis paasapüha pidada, kuna me kristlastena ju selgelt eristume neist ja terve rida selliseid huvitavaid teemasid ja siis lõpuks selle pika arutelu lõpus tõuseb püsti üks lihtne inimene rahva seast, kes ütleb, et teate, teoloogid, lõpetage ära, et mina tahan pidada ülestõusmispühi koos oma perega, aga minu pereliikmete hulgas on nii kreeka katoliiklasi kui on katoliiklasi, siis on kopte ja me ei suuda üheskoos pidada kristlaste jaoks kõige olulisemat püha, et leppige kokku. Aga muidugi mingit kokkulepet ei olnud võimalik siis saavutada. Oodatakse seda, mida Rooma paavst ja oikumeeniline patriarh oma üsna varsti toimuval kohtumisel sellel teemal kokku lepivad ja kas nad lepivad kokku. Ehk siis, aga see oli üks eraldi teema ja lisaks muidugi see, et rahutust on maailmas väga palju, kas kirikutel on siin oma roll mängida kaasa. Ukrainas toimuv sõda ei tulnud väga tugevalt esile, aga esile tõstatus väga selgelt see, kuidas Vene õigeusu kirik võtab üle siis Kreeka õigeusu kiriku patriarhaadilt, Aleksandria patriarhaadilt kirikuid, preestreid, kuidas toimub selline kiriku okupeerimine ja olid töörühmades tööd, olid paneelvestlused ja ühel päeval, pühapäeval siis olid ka kloostrite külastused, kus me siis tõepoolest külastasime kloostreid, mis on seal 4. sajandist, kus siis esimesed kõrbeisad asusid sinna elama, kuidas siis need kloostri kogukonnad toimisid, kuidas nad siiamaani toimivad, ühes kloostris oli 90 munka, täna teises 120, nendest 120-st paarkümmend elab samamoodi siiamaani, mitte kogukonnana ühes kloostris koos, vaid siis selliste eremiitidena eraklates kuskil, Kreeka traditsioonis saaks nimetada neid ehk kellijateks kuskil omaette koobastes või väikestes onnides, kus nad siis mõned korrad aastas või kord kvartalis umbes tulevad ka kloostrisse ja huvitav oli näha seda, et munkade hulgas need, keda me seal kohtasime, kõik olid haritud, see on kloostri reegli juurde kuuluv, et enne sa kloostrisse ei tule, seda kohtasin ka Atose mäel käies, et enne tuleb lõpetada ülikool ära ja siis sa tuled alles, saad munkaks. Ehk siis haritud inglise keele oskajad, muude keelte oskajad, väga erineva haridustaustaga ja võiks öelda, et noored mehed või sellised noored keskealised mehed on vastanud sellele mungakutsele ja kutsumusele ja näha ei olnud küll seda, et see kloostri elu seal välja sureks või hääbuks, et ka kogu terve kopti kiriku puhul kristlaste arv ikkagi Egiptuse elanikkonnast on vaieldav, aga ta ulatab seal kuskil 13–20% vahele ja mis oli huvitav fakt, et miks Egiptuse valitsus siiski peab kristlastega hästi läbi saama ja ei saa päris kõiki neid plaane teostada, mis seal plaanitud on, olgu kas või kloostri varade natsionaliseerimisel või oli juttu ka Siine kloostrist seal. Põhjus on see, et kuna suur osa Egiptuse kristlastest on õigeusu traditsiooni järgijad, kus paastumisel on väga suur osakaal ja tähtsus, siis
kui kõik õigeusklikud paastuvad, siis see mõjutab koheselt toidukaupade hindu, see mõjutab turgu ja kui ikkagi kirikujuhid hakkavad andma täiendavaid paastupäevi, sellepärast et valitsus ei tee seda, mida soovitakse, siis võib see riigi majandusele väga teistpidi tupumerangina tagasi tulla. See on huvitav vaatenurk tõepoolest, et kui meil räägitakse, et inimestel hakkab rahakotist otsa saama ja nad ei osta enam nii palju, siis kaupmehed lasevad hinnad natuke allapoole, aga et ka paastumisel võib olla samasugune mõju, seda peab nagu mõttes harjuma sellega, et võib-olla saab selles suunas liikuda. Aga kui me siin Eestis võib-olla väga harva, kui kohtame mõnda kopti usku või kopti õigeusku inimest, siis puutume kokku siin igapäevaselt väga paljude teiste koguduse liikmetega, mitte ainult meie oma kirikust, me oleme väga tihedalt läbi käimas kristlaskonnana siin. Saare-Lääne piiskopkonna sinodil, mida peeti Pärnus usupuhastuspühal, lugesid ette ka piiskopide läkituse, kus sa ütled muuhulgas nii, et tänaseks oleme romakatoliiklaste luterlastena jõudnud leppimisele, kuid veel mitte täieliku osaduseni, millele sa ka tänase saate esimeses pooles viitasid. Ja ütled veel, et meie ülesanne on täna liikuda edasi üheskoos, kandes südames Jeesuse ülempreesterlikku palvet. Nüüd kõrvalvaatajale või ka ühe või teise kiriku liikmele võib tunduda, et ühise osaduse hoidmine on üha raskem nii erinevate kirikute vahel kui veelgi enam ka ühe kiriku sees. Sellised teemad nagu eetilised soo- ja seksuaalsusega seotud küsimused lõhestavad ka suuri kirikuid ning üldine püsivate kriiside nagu sõdade ja rahvastiku rände küsimused tekitavad pingeid valitsustes, millest ei jää puutumata ka kirikud. Ja eks see, milles me omavahel kokku suudame leppida, olgu siis kiriku sees või üle kiriku piiride, eks need asjad ongi ju väga erinevad ja sõltub ka natukene sellest, mida me peame õndsuslooliselt olulisteks teemadeks, ka kokkuleppe saavutamisel väga oluliseks ja millised küsimused ei ole need, mis õndsuslooliselt on määravaks. Ehk siis, kui ikkagi esitada küsimus, kas selle asja pärast keerab mulle Jumal selja või läheb minu juurest minema või on võimalik mul paluda tema armu või loota selle peale, eks niimoodi saab ennast pihipeegli kaudu ju läbi testida igaüks, aga eks me peame samamoodi seda tegema ka kirikuna. Aga kui tulles nüüd siis usupuhastuspüha Karjase kirja juurde, siis kogu see kirja kirjutamise kontekst oli ju ühtsuse leidmine või saavutamine selle sama ülempreesterliku palve kontekstis, olgem ausad, et see Karjase kiri on kirjutatud ju ajal ja kooskõlastatud omavahel piiskoppidega ajal, kui ma just viibisin seal kopti õigeusu kiriku kloostris Egiptuses ja see teema oli seal üleval, et kuidas saavutada ühtsust, millised on need teemad, et kas isegi see, et kas erineval ajal ülestõusmispühade tähistamine, kas see on õndsusküsimus või ei ole õndsusküsimus, aga samal ajal me näeme, et ühele lihtsale inimesele on see oluline, sellepärast et tema perekonnas on erineva traditsiooni järgijaid ja tegelikult pere tahaks üheskoos istuda ülestõusmispühade laua taha ja üheskoos siis ülestõusmisrõõmu maitsta, aga siis ei tea, milline see õige püha on. Ja paratamatult, kui on mitu õiget, siis nad on natukene lahjemad, kui oleks üks ja õige. Ja samamoodi on kõigi muude küsimustega ju ka, aga me näeme, et tegelikult see ühtluse püüe kirikute vahel ja see soov ühtsusele jõuda või väikeste sammudega üksteist tunnustama hakata, see tuleb välja sellistes väga ilusates asjades, et paar nädalat tagasi käis Eestist mitmesaja pealine palverändurite hulk kohtumas Roomas palverännakul, peamiselt katoliiklased,
aga nende hulgas oli ka omajagu luterlasi ja ilmselt ka teiste kirikute järgijaid või üleüldse mitte veendunud kiriku liikmeid. Seoses siis Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamisega nüüd võttis paavst Leo eestlased vastu. Ja sellest ei ole väga palju räägitud, aga kui lugeda paavsti lühikest tervitust, mille ta tegi, ta tervitas eestlasi ja nimetab eraldi ära ja ühtlasi ma nüüd ei tsiteeri täpselt, aga ma tervitan Eesti evangeelse luterliku kiriku liikmeid, kes on selle delegatsiooni hulgas. On päris selge, et seda ei ole nagu eraldi niimoodi esile tõstetud, eriti katoliiklaste endi poolt. Aga meie ise võiksime seda ju tähele panna ja tõepoolest meie kirikufond, Luteri kirikufond aitas sellele Profitlichi õndsaks kuulutamise üritusele kaasa, ka rahaliselt toetas, seal taustal on ka juba aasta tagasi toimunud Estonia klaveri annetamine siis Pariisi Jumalamaa kirikusse ja nüüd paavst oma väga lühikeses tervituses juhtis tegelikult eraldi tähelepanu sellele, või tervitas eraldi luterlasi, kes olid selle delegatsiooni hulgas ja minu meelest näitab see seda, et me oleme liikumas väikeste sammudega tegelikult selles suunas, et me suudame üksteist arvestada sellistena, nagu me oleme ja asetada ennast Jumala armu alla. Nüüd on küsimus, kas me suudame seda sama teha ka oma enda kiriku sees, tunnistada üksteist sellistena, nagu me oleme, eriti kui me leiame, et see ei tule meist endist, vaid me oleme sellistena loodud. Ja küsimus on, mis me sellega siis peale hakkame. Mis on selge, kui me ühtsusest räägime, siis Augsburgi usutunnistus väga selgelt, mis on meie üks usu alusteks olev dokument, väga selgelt ütleb, et meie ehk piiskoppide ülesanne on seista kiriku ühtsuse eest. Ja loomulikult me peame vaatama, et isegi kui üks või teine asi meile meeldib või ei meeldi rohkem, kui võib-olla on praegune praktika, siis kui see lõhub meie kiriku ühtsust, siis meie piiskoppidena ei tohiks sellega kaasa minna. Ehk siis me peame alati tajuma, kus on nüüd see piir, kust me üle ei astu, sest me muidu lõhume kiriku. Ja ma arvan, et selle momendi ära tajumine, nüüd mina ise kirikujuhina, olles nüüd juba, kuidas ma siis ütlen, astunud üle selle raja, kus enamus minu eelkäijaid selles ametis on olnud, ehk siis ma olen juba olnud ametis kauem kui enamus minu eelkäijatest Luteri kiriku kirikupeadena. Ehk siis ma tajun, et ma olen astumas nagu teekonnale, mis on oluliselt vähem selge ja sirge, kui minu selja taga oli. Ja seda ettevaatlikumalt peab toimima ja seda rohkem on vaja meil, nüüd ma räägin tõesti meie oma ELK-s, seda rohkem on meil vaja tajuda seda ühtsust oma enda kiriku sees ja tajuda seda, et me oleme kirikuga koos ja kirik on koos meiega ja kirikut pean silmas nüüd inimesi, vaimulikkonda, ka ilmikuid ja kui sa rääkisid siin siis Saare-Lääne piiskopkonna sinodist, mis toimus Pärnus ja järgmisel päeval toimus sama asi või eelmisel päeval toimus sama asi ju ka 30. oktoobril ka Tallinnas, siis Tallinna peapiiskopkonna ja Põhja-Eesti piiskopkonna sinod. Ja kui me liidame siia septembris toimunud Lõuna-Eesti piiskopkonna sinodi ja paneme sinna hulka kõik need inimesed, kes seal olid, et kokku täna nendel 3 sinodil osales natukene vähem kui 350 meie Luteri kiriku inimest, kellel kõigil oli mandaat. See mandaat tähendab seda, et nad olid sinna läkitatud oma koguduste poolt, olid nad siis vaimulikud või ilmikud, siis kui meie kiriku juhtidena tajume seda tuge, et me oleme koos nende inimestega, me hingame nendega koos või nemad meiega koos ja kui nemad annavad meile signaale ühes või teises suunas või me tajume sealt, et nüüd on roheline tuli või kollane tuli või punane tuli, siis ma arvan, et mida me esimeses järjekorras peame tegema, on see, et võtame siis aja maha.
korraks vaatame siis, mis siis nüüd on valesti läinud, aga võimalik, et see tempo toimetada oma kirikus asjadega, mis tunduvad võib-olla isegi natukene tuleohtlikud, kui me nende teemadega käime hoolikalt ringi, siis ma arvan, et tekib ka see turvatunne, et siin ei ole tulemas midagi, mis kuidagi lõhuks midagi või rapsiks, lööks segamini kogu sellise kiriku ja usu alused. Eesti palverändurite Rooma visiit leidis kajastust ka üsna palju Eesti avalikus meedias, Rahvusringhäälingus ja ka katoliku kiriku Tallinna piiskop Philippe Jourdain ju ka ajaleht Postimees avaldas artikli, milline aga ta ei nimeta seal ei nimeta, jah, see on minu jaoks ka uudis, mida sa siin saates siis esile tood, olgu see siis täna rõhutatud. Aga nii nagu kristlastest ja juutidest segaabilupaarides perekondades on ka võimalik tähistada jõulude ajal teatavasti juudid tähistavad Hanuka ehk küünaldepüha, et ka ühes perekonnas on võimalik perekonnaliikmetena tähistada pühi oma traditsiooni järgi, ikkagi säilitades oma perekonna, armastuse perekonna keskel, et meil on sellistest näidetest üksjagu õppida. Aga meil on veel paar minutit aega veel ühte teemat puudutada, nimelt siia saatesse tulid sa otse Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni istungilt. Kui eelmisel korral sellest oma saates kõnelesime, oli jutuks ka sellel teemal, kas ja millistel teemadel oli nüüd täna jutuks lõppenud kohtumisel? 2-tunnine kohtumine, ma julgen öelda, oli päris selline konstruktiivne, ehk siis meil olid väga selged konkreetsed teemad, küsimused, kuna see toimus sel korral siis Eesti Kirikute Nõukogu nii-öelda peakorteris või siin Tehnika tänava majas, ka seesama maja, kus ka asub Pereraadio stuudio, kus me praegu just salvestame, siis olin mina selle koosoleku juhataja. Järgmisel kevadel jälle, kui me oleme Siseministeeriumis, juhatab seda minister, aga minister Igor Taro oli kenasti kohal, nagu ka kantsler Tarmo Miilits ja ka osakonna juhataja ja ka teiste ministeeriumite esindajad, pluss siis meie Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid, kaasa arvatud siis mina küll presidendina, aga siis ka esindasin Luteri kirikut. Ja rääkisime ühisest kriisikoolitusest, mis toimus septembris Siseministeeriumi ja EKN-i Eesti Kirikute Nõukogu ka koostöös ja arutasime seda või tegelikult juba rääkisime sellest, et üks sarnane koolitus peaks toimuma ka Lõuna-Eestis ja et kogudused on tõepoolest sellest lähtuvalt siis hakanud ka valmistama ette oma kriisikavasid. Meie teame, et Luteri kirik on sellega juba tegelenud oluliselt varem. Ja me ootame oma kogudustelt tagasisidet just nimelt nüüd novembri alguses, kas nad on oma koguduses arutanud kriisivalmidust. Rääkisime pühakodade aluse maamaksu küsimust ja seda, kuidas Tallinna linnas hakati tõlgendama kehtivat seadust ühel momendil teisiti kui seni ja see tõstis Tallinna linna kirikute maamaksud nulli pealt näiteks 5000 euroni aastas, mis on päris selge, et tundub ja ma ütlesin ka selle välja ülekohtune lausa, sest ei ole ei Toomkiriku ega Jaani kiriku ega Kaarli kiriku kinnistu kuidagi kasutatav kommertslikul eesmärgil, et nüüd kogudus saaks sellest hirmsasti tulu ja miks peab see maamaks siis selline olema hoonete pealt ka, kuhu reeglina saavad inimesed siseneda siis vabalt ja ilma mingisuguse sissepääsu tasuta. Ja siin on vaja seaduse parandust või muudatust, aga tuleb ka läbirääkimisi pidada peamiselt Tallinna linnaga ja keegi ütles, et ka Tartus on sama probleem. Rääkisime sellest, kuidas piibli rahastamist tõlkida, et piibli tõlkimist rahastada. Ja piibli tõlkimine kestab nüüd ju kuni piibel saab uuesti tõlgituna välja antud ja see on vähemalt umbes 10 aasta pikkune periood ja päris selge on see, et rahastus peaks olema pidev ja stabiilne ja Kultuuriministeeriumi esindaja andis päris häid ja konstruktiivseid mõtteid
loodetavasti luuakse kultuurkapitali juurde eri meede selleks ja kui see niimoodi läheb, siis on tõesti hästi, sest juhtisin ka tähelepanu, et piibel ei ole mitte ainult usklike ja pastorite tööriist, vaid see on meie kultuuri tüvitekst, millel rajaneb ka suur osa meie omaenda kirjanike loomingust, rääkimata siis ka kunstist või muusikast. Tuli kõneks ka perekonnaseaduse muudatused, see on väga eos olev idee, mis on kõlanud ja mida siis minister Igor Taro nüüd ka siis rääkis, et tõepoolest riik tahab minna nii kaugele, et on võimalik abielu hakata sõlmima nõnda, et paar annab digiallkirjad, ükskõik kus nad viibivad kodus või kuskil mujal ja sellega ongi nende abielu sõlmitud. Aga jääb endiselt võimalus ka minna perekonnaseisu ametniku juurde, võimalus minna notari juurde, aga oli küsimus, kas peab tingimata minema ka enam veel vaimuliku juurde, et võiks ka ju võtta siis tahvelarvuti kaasa või telefoni, anda altari ees siis see digiallkiri ja siis järgneks laulatus. Me kõik kirikute esindajad siiski jäime selle juurde, et kui jäetakse see võimalus ka teistele, ka riigiametnikele, tuleks need võimalused jätta ka vaimulikele ja jõudsime ka teatud sellise kompromissini, et kui kogu paberimajandus liiguks läbi siis digisüsteemi või digitaalselt, aga inimestel on ikkagi võimalik valida, et nad soovivad saada laulatatud siis ühe või teise vaimuliku poolt, kes siis nimekirjas on ja kellel see õigus on, siis see ikkagi säilitatakse, vähemalt praegu oli meil selline kokkulepe. Rääkisime ka eelarvest ja rääkisime ka usundiõpetuse edasistest arendustest, oli päris huvitav kuulata haridusministeeriumi esindaja juttu sellest, et aasta tagasi toimunud avalik kultuurikomisjoni istung Riigikogus aitas jõuda meil ühes küsimuses selgusele, nimelt integreeritult usundiga seotud küsimuste või usuga seotud küsimuste integreeritult õpetamine teiste ainete sees ei ole ikkagi võimalik. Viitasin ka ise juba saate alguses kõlanud või viidatud Aleksandra Sooniste doktoritööle, kus oli juttu sellest, et põhikooli lõpetajate usualane kirjaoskamatus on päris suur. Ja rääkis ministeeriumi esindaja seda, et on saadud aru, et nüüd tuleb leida ikkagi või töötada välja selline konkreetne ja kontsentreeritud usundite õpetamise või usundi ja religiooniga seotud küsimuste õpetamise siis vorm, mis ei ole enam integreerituna teistes ainetes tingimata, aga see on nüüd paari aasta pikkune selline teekond. Suur tänu ülevaate eest, need ongi tänase saate teemad, mis on kuulajateni toodud, vähemalt minu enda jaoks oli seal mitu väärtuslikku sõnumit. Üsna värskelt oleme need teieni toonud saates, kus on külaline peapiiskop Urmas Viilma ja Anti Toplan saate toimetajana. Meie kohtume taas kuu aja pärast ja siis on juba jõulukuu algus. Kõik need sündmused ja olulised tegemised toome teieni siis vähem kui kuu aja pärast. Kuulmiseni ja kohtumiseni. Kuulmiseni. Kas kõne kõnetab? Kõnetused